Tere ilusat esmaspäeva! Üks levinumaid probleeme ettevõtja jaoks on, et ma tahaks saada rohkem kliente, ma tahaks saada rohkem raha, rohkem käivet, sest seda raha asja puudub ikkagi alati, sest ambitsioonid lähevad eest ära, plaanid lähevad eest ära ja siis oleks ikkagi vaja raha, et raha lahendab kõik. Oma videotes ma olen rääkinud, et raha kindlasti ei ole kõige lahendus, aga täna ma otseselt rahast ei räägi, vaid ma ikkagi puudutaks seda probleemi, mis nii paljudel ettevõtjatel on, kuidas saada rohkem kliente, mis omakorda siis toovad sisse. Noh, me kõik teame, et klientide leidmiseks on vaja teha müüki ja turundust, eks. Mul on minu üks lemmikumaid lauseid on see, et müük on midagi, mis toob sulle raha ehk kliendi täna. Turundus on suhete arendus, mis võimaldab sulle kellelegi müüa ka homme. Ehk siis need mõlemad peavad käima käsikäes. Aga millegi pärast just need on asjad, mida meil on ettevõtjatena eriti alguses väga raske teha. Noh, ma ei räägi ettevõtetest, kellel on juba tiimid taga ja nii edasi, vaid kui sina valdav ettevõtja Eestis on ikkagi ka tegelikult üle maailma, 90+% on mikroettevõtjad, kellel on väga väikesed meeskonnad ja me ettevõtjatena oleme ikkagi tegevad selles ettevõttes. Ja see võib olla ka vaba valik, mitte sellepärast, et ma ei ole jõudnud kuskile, vaid on palju, kes valivadki seda nii-öelda elustiil. Ja siin on ikkagi see küsimus, et kuidas ma saan rohkem kliente. Ja müük on see lahendus ja turundus on see lahendus. Miks me ei tee? Väga paljude ettevõtjatega, kellega mina olen ka aastaid 10+ ennem turundust, siis coaching, siis jälle turunduskontekstis ja kõigest, kellega ma räägin, on see, et esiteks nähtavus on väga kehv ja ma räägin siis nähtavusest, kui inimene läheb otsima, kus ta täna otsib internetis, täna on juba AI, kus otsitakse küsimustele vastuseid ja lahendusi. Eks, et on seal see nii-öelda kohalolu, see nähtavus on kehv alates veebilehest kuni päriselt nii-öelda siis erinevates kanalites pildis olemine ja rääkimata siis müügist. Kõik on erinev, olenevalt sinu ärist, kellele sa müüd, kas ta on B2C ehk siis business to customer või client ehk siis otse nii-öelda eraisikule, oled sa B2B ehk siis business to business ehk siis ettevõttelt ettevõttele teenused, tooted, lahendused või on B2B on ka inimeselt inimesele ja nii edasi. Et vahet ei ole, mida sa teed. Sa pead olema inimestel pildis. Need inimesed, kui me mõtleme kliendi teekonna peale, kui see on sinu jaoks uus väljend, siis mis asi on kliendi teekond? Kliendi teekond alates sellest, kui ta hakkab, tal tekib idee, et mul võiks ka selline asi olla ja ta jõuab kuni lõpuks siis ostuni ja seal tegelikult sellega ei lõppe, sest seal on veel nii-öelda siis järelmüügid, lojaalsus, kaasatus ja nii edasi. Et ma siin väga detailidesse ei lähe. Aga kui sa mõtled selle peale, et inimene, potentsiaalne klient on sul selge, oletame, ja positsioneerimine on ka selge. Ja kui inimene läheb otsima ja sina ei tule välja kuskilt tema jaoks pilti, siis sa oled juba kaotanud. See on turundusteema. Aga kui me räägime müügist, siis ma ei tahtnud täna tegelikult üldse taktikalisi samme jagada, vaid ma tahan ikkagi rääkida just nimelt sellest vastupanust, miks meil on nii, öeldakse, et ettevõtlus on raske. Mina tahaks sellele vastu vaielda, raskus on suhtumise küsimus, eks, ja miks meil on nii raske siis seda müüki teha. Seal ei ole midagi rasket, seal on lihtsalt suhtlemine, me kõik oskame rääkida, see ei võta meilt tohutult palju energiat, rääkimine, eks. Ja müük tegelikult ei ole mitte midagi muud kui teada anda, et ma olen olemas. Ja see, mis teeb raskeks, on kõik see, mis toimub meil siin. Kupli all nii-öelda, eks. Mõtle sellele, et enamus ettevõtjaid ka, ma ei taha ise müüki teha, kui me oleme mentorprogrammi teinud ja siin jõudnud müügi ja turunduseni. Turundusega inimesed on natukene leebemad. Müük on see kõige hirmutavam asi ettevõtja jaoks.
kui me jõuame selle müügini või selleni, et kuidas ehitada seda ettevõtte struktuuri ja rollikaart ja mis meil seal kõik on, siis esimene asi, mida ettevõtja tahab tihtipeale käest ära anda, on müük. Ei, vot selle annaks küll kohe ära. Ja siis ma alati ütlen, oota nüüd, pea hoogu. Lugesin mõnda aega tagasi ühe Ameerika ettevõtja mingisugust e-maili, kus ta rääkis oma lugu. Tema mentor küsis kunagi tema käest, et kas sulle meeldib teha müüki? Milline on sinu suhtumine müüki? Ja siis ta vastas, ei, mina ei ole müügiinimene, mina olen rohkem siuke visionäär, kellele meeldib luua ja teha valmis asju ja mõelda välja ja arendada ja teha ja kõike. Minul oli küll täielik äratundmine, ma ei tea, kuidas sinul sellega on. Aga, ja ma olen teadnud seda endas juba väga kaua. Mulle meeldib ka unistada, mulle meeldib visiooni, ma näen asju ja mulle meeldib selle järgi ka tegutseda tegelikult. Aga, ja siis me tahame vältida seda müüki. Ja minul on ka praegu uuesti olen puhunud sisse tuuled oma turundusettevõttele Differaisile, sest minu jaoks on ka selle koha pealt visioon selgemaks saanud, mida ma sellega teha tahan. Pikalt oli ta nii-öelda kuskil tagataskus väga vaikselt tiksus. Aga kuna nüüd mul on selge, siis mul on ka fookus ja nüüd on just see, kus mina teen müüki ja ka minul tulevad tunded üles, et ei, ma ei tea, kas täna ikka viitsiks teha ja nii edasi. Aga mina siin kohal ei lepi enda juures sellega, et oot, ma ei ole see müügiinimene või ma ei taha teha või kuidagi ebamugav või ongi ebamugav. Aga miks on ebamugav? Mind eristab paljudest võib-olla see, et ma ei lepi selle esimese vastusega enda sees, et ei saa. Miks? Mis ei saa? Mis mõttes ei saa? Oota, mis sul nüüd sellega siis ikkagi on? Ja ma lähen sügavale ja ma küsin neid ebamugavaid küsimusi nii klientidelt kui ka iseendalt ausalt. Ja ma lähen nii kauge, need tunduvad vahest sellised jaburad küsimused, kuule lõpeta juba ära, no kuhu sa kaevad. Aga tegelikult ma kaevangi ka enda sees sinna sügavale, et aru saada, mis siin päriselt tegelikult toimub. Ja mis puudutab müüki, siis müügiga mine nii kaugele enda juures selle küsimus, selle vastupanuga, et mis mul siis sellega ikkagi on, no mis seal siis nii väga on, et sa võtad inimesega ühendust ja pakud talle lahendust, mis võiks talle sobida, eks? No mis seal siis nii väga on? Ja mina enda sees olen jõudnud kunagi varem juba, kui ma olen seda teinud, tuleb mul pilti üks konkreetne inimene, sest tegelikult me ütleme laialt, et me justkui nagu jõuame mingisuguse reaktsioonini või esiteks, kui sa jõuad mul on ebamugav, mulle ei meeldi, aga miks ei meeldi, sealt lähed edasi, on ju, mis tekitab sinust seda ebamugavust. Ja sealt varem või hiljem me jõuame mingisugune reaktsioonini, mida me kardame, sealt teiselt poolt tuleb vastu. Ehk siis see potentsiaalne klient, kelle poolde me oleme pöördunud, mis reaktsioon sealt vastu tuleb. Erinevatel inimestel erinevad asjad, mõni mõtleb, et jälle mingi tüütu e-kiri tuli või siis jälle mingi tüütu müügikõne on ja kui sa juba niimoodi mõtled, siis sa ise tõenäoliselt suhtud müügiinimestesse samamoodi. Ehk siis seal on kogu aeg on peegel, on ju, vastupanu on kogu aeg kui sul tekib juba mõte müügiinimestest, siis on oot, stopp, mis asi see nüüd täpselt on, on ju. Ja sealt lähed edasi, nii, mis reaktsioon see on, on ju? Ja kelle reaktsiooni sa siis päriselt kardad? Minu puhul on olnud väga palju teemasid seotud isaga ja lõppkokkuvõttes, kui mina kaevan nii sügavale, siis tulebki mul pilti minu isa ja tema reaktsioon minu mingisugusele kunagisele ettepanekule, käitumisele, ma ei tea, kas nii sobib teha või ei sobi või mis iganes vastu tuli. Ja see tunne, mis kaasnes sellega, kui tuli isalt reaktsioon. Ja vot see on see, mida mina tegelikult nii-öelda siis alateadlikult väldin ja millest minu elevant ehk siis minu alateadvus tahab eemal hoida, eks. Ja kellel on rohkem jõudu, elevandil on rohkem jõudu ja lõpuks sa ei teegi. Ehk siis kõik, kellel on vastuolu või vastupanu või ma ei viitsi, ma ei taha, ma ei ole vist see inimene, siis mine sügavamale, vaata, mis seal päriselt sinu taga on. Ja kui sul on selge, kellega tegu, ehk siis kelle reaktsiooni sa nii-öelda see inimene võib olla surnud, minu isa on ka juba kadunud ammu, on ju, meie seast nii-öelda läinud.
ja ta ei pruugi elada, aga need on just nimelt need lapsepõlvest tulnud reaktsioonid ja tunded, mis meid tagasi hoiavad, on ju. Ja teine asi, mida sa saad selles osas teha, täpselt samamoodi turundusega, kui sa nii-öelda turundus on pildis olemine ja kui sul tekib sealt mingisugune vastuolu enda sees, vastupanu, ma ei taha või miks ma ei tee? Ma tean, et on vaja teha, no miks ma ei tee siis? Mine sügavamale, vaata sügavamale, mis toimub sinu sees, mida sa päriselt ei taha siis vastu võtta, mida sa kardad siin, on ju. Ja kaeva sügavamale, et ehk siis pildis olemine, oled sa persooni brändi peal, oled sa üldbrändi peal, vahet ei ole, nähtavus ja müük on 2 asja, suhete arendus potentsiaalse kliendiga, et kasvatada usaldust, on ju, ja siis talle müüa, teha reaalselt pakkumist. Ma olen siin varasemalt pakkunud äri kasvatamise checklisti, et seal on ka sees need sammud, mida sa pead tegema, aga ülioluline on panna ennast välja, teha ennast nähtavaks nii palju ja see on järjepidevalt. See ei ole 1 korra, see ei ole 2 korda, see ei ole kaootiliselt, vaid seal taga peab olema süsteem ja see võtab natukene aega, et siin tuleb anda law of incubation on selline asi, ehk siis anda aega oma ideede süttimisele. Ja kui me räägime müügist kui üldse sellist, see on tegelikult ju enda väljapanemine. Ja vahet ei ole, kui sina oled nüüd see tüüp, tundsid ennast seal ära, et ma olen ka see visionäär ja rohkem looja ja las see müük tehtagu teiste poolt, on ju. Siis esiteks on see, et ma soovitan enda juures sellega tegeleda, sest müük ei ole ainult kliendi poole pöördumine ja pakkumise tegemine, vaid see on vestlus investoritega, see on vestlus töötajatega, see on vestlus minu pärast kas või oma abikaasa või elukaaslase, oma lastega, õpetage oma lapsi müüma sulle, vanematele, et nad oskaksid müüa. See on strateegiline lähenemine, inimeste mõjutamine, siis ja loomulikult tuleks seda kasutada mitte manipulatiivsel eesmärgil, vaid just nimelt abistamise eesmärgil, on ju. Ja ju kõik need suhtumised, müügitegevus ise on juba aitamine. Sa tõstad inimese, potentsiaalse kliendi, investori, sa lood võimalusi, mis teeks tema elu paremaks, on ju. Noh, siin tulevad enesekindluse küsimused, kas ma ikka teen oma selle kliendi elu paremaks. No, see on teine teema. Jällegi samamoodi, mine sügavamale, vaata, mis seal on. Et see on eneseväärtuse teema, eks. Noh, kõik see on eneseväärtuse teema, aga oluline on, et sa ei lepi enda juures sellega, et see pole minu teema. Kui sa tahad jõuda ettevõtluses kaugemale, kui sa tahad seda elustiili, kui sa tahad seda visiooni ellu viia, mis sinu sees on ja mis hõlmab sinu ettevõtet või tegelikult ükskõik mida elus, siis see müügioskus, see strateegiline oskus ikkagi asju nii-öelda presenteerida inimestele ja seda enesekindlusega teha, on, ma ütleks, edu võti. Ja siinkohal ma tahan rääkida ka seda, et kui ma olin ise kunagi ja ma esitasin ise kunagi selle küsimuse ja kui ma olen teinud mentorprogrammi või ma olen piisav enesekindluse koolitust või rahauskumuste koolitust ja nii edasi. Ja siis osadel kogenumatel enesearenguga tegelevatel inimestel tuleb, ma viitan, et siin on sul see teema, on ju, on see siis isaga või emaga seotud või mis iganes teemad. Ja inimene ütleb, et jälle see, millal see ükskord ära lõpeb, eks. Vaata, see ei lõppegi. Ja see ei ole mitte halb uudis, vaid see teema, mis sinu sees on, mis iganes muster, mis iganes valukohad seal taga on. Meil kõigil on mingil moel piisavuse teemad, on ju. Küsimus on selles, kas sul on tööriistad, kuidas sellega hakkama saada. Ka edukatel inimestel ja teistpidi see valukoht, see on driver, see on see, mis lükkab sind edasi, eks. Ja sellega ei ole vaja vastu võidelda või see, et ma tahan temast ühel hetkel lahti saada, vaid see on midagi, mida sa tead, et ta teenib sind, eks, ja teistpidi sul on tööriistad, mis teisest küljest tõstavad sinu eneseväärtust, enesekindlust, on ju.
ja sa ei lase lihtsalt nendel teemadel ennast kontrollida alateadlikult, on ju, automaadi peal, vaid sa saad aru, ahah, okei, see on see koht, on ju, vahet ei ole, las ta olla, ma panen edasi, sest mul on ennast toetavad tööriistad juures, eks. Et siin ei ole see, et ma ühel hetkel vabanen. Sa vabaned siis, kui sa oled seal, näed valgust teisel pool ja siis lähed sinna poole, siis vabaned, on ju. Elu maal käib niimoodi, et sa teadlikkusega ei lase ennast vajuda sinna, vaata eelmise nädala videot või siis vaata seda, kui ma rääkisin vajaduspõhine tegutsemine versus tahtepõhine tegutsemine. See kõik eelmiste nädalate videod, mis ma teen, täpselt sa teadlikkusega juhid ennast, on ju. Ja see ei ole mitte tahtejõu pealt, et ma surun ennast läbi, vaid see on rahuliku enesekindluse pealt, et ma olen fine. Ja ma tegelikult ettevõtluskontekstis, kui me siin tuleme müügi juurde tagasi, siis ma sellega aitan inimesi, ma loon väärtust ja see ei ole mitte midagi muud kui müük, siis ei ole mitte midagi muud ja turundus aru saada. Kas sina oled see inimene, kes näeb ka minus väärtust? Kas sina oled see inimene, kellega mul tekib match, kes parasjagu vajab seda või ei vaja, on ju? Ja mitte müümine, mitte turunduse tegemine on egoism. Sul on midagi, mis aitab teisi inimesi ja kui sa ennast välja ei pane, hoiad, ma tean küll, kuidas aidata, aga ma ei ütle sulle, on ju, ma ei pane ennast välja, siis see on juba teistpidi egoism, on ju. Et tee enda juures seda müügi kontekstis tööd, mida tähendab tegelikult müük, mida tähendab tegelikult turundus ja tegele sealjuures iseendaga, eks. Kui sa vajad abi, kui sa vajad neid tööriistu, kui sul on tulnud pilti see inimene, vot see inimene on see, kes tuleb mulle pilti ja ma kardan võib-olla mingisuguseid reaktsioone, kui sa suudad nüüd ise sinna nii kaugele minna, siis ja sul ei ole tööriistu, mis nende reaktsioonidega sealt siis edasi minna, et sa saavutaksid selle rahuliku enesekindluse, selle baasi, et ma ei põe, vaid ma olen okei ja ma võin inimesi aidata, on ju, ja sa teed neid asju, sa tead, et on vaja teha ja sa päriselt teed ka neid asju, vaatamata selle, et sa tead, meil kõigil on need mingid kohad, on ju, kõigil on meil need madala enesehinnanguga kohad, mis tulevad ja lähevad, tavaliselt tulevad siis, kui me väsinud oleme, jah, või haiged või midagi on, me oleme üle töötanud ennast nii-öelda mitte isegi üle töötanud, vaid üle nõudnud endalt mingit pseudotulemusi, mis me siis peaksime olema justkui siis, kui me oleme piisamad, jah. No see jutt läheb siin juba päris pikaks. Aga ma kutsun sind järgmisel kolmapäeval, minu tubli ja truu kaaslane Epp on tegemas seekord veebiseminari just nimelt sellel tegutsemise teemal, et miks ma siis ei tee. Tulge kuulake see ära, see on kolmapäeva õhtul ja panen siia lingid ka juurde, ehk siis tule osale veebiseminaril, et selle teemaga põhjalikumaks minna. Ja meie sinuga kohtume juba uuel nädalal jällegi uute mõtetega, mis on seotud siis ettevõtjaks olemise, äri kasvatamise ja rahaga ja enesekindlusega sealjuures, sest me loome ikkagi enesekindlult, eks. Ilusat alanud nädalat sulle. Tšau, tšau.